Life is a beautiful struggle. Hello vlog, nüüd 3. jaanuar, mis on kolmapäev ja lõpuks ometi olete te mu käes. Ma lootsin küll juba aasta algusest vlogimisega alustada, aga paraku olid elul muud plaanid ja siis ei ole muud teha kui kohanduda. Aga täna esimese asjana teeme teie jaoks mega über fast forwardiga, minu jaoks natukene pikemalt mõned koosolekud ära. Tegelikult ei ole oluline. Saad selle pildi üles laadida. Esimene koosolek on tehtud, läks hästi, onju? Hüppame nüüd kohe teise. Ja kohal! Selle härraga hakkab meil siis koosolek seal. Kairi, kuule. Nii, koosolekutega oleme tänaseks päevaks ühele poole jõudnud. Olen täiesti ära unustanud, kui keeruline on tööpäeval vlogida. Ma ei saa aru, kuidas ma 24 videot suutsin järjest teha, aga samas mul on uskumatult hea meel, et ma tegin seda. Sest see, kui palju positiivset tagasisidet ma sain teilt, on nagu... See on nii tore. Inimesed unustavad ära, et tegelikult on väga lihtne teha heategu. Piisab lihtsalt sellest, et sa ühele inimesele ütled midagi head. Ja juba sa oled maailma natukene paremaks kohaks muutnud. Ja see, kui palju positiivsest ja armastust te mulle andsite viimase vlogi all ja kirjutasite Facebookis ja Instagramis, see on lihtsalt... See on täiesti kirjeldamatu. Nii et nagu te näete, siis ma võtsin teid kuulda ja edaspidi räägin ma selle kaameraga siis eesti keeles. Ning nüüd, kus koosolekud on läbi, lähme jookseme kiirelt ühele photoshootile, sellepärast et kui sul ei ole eelarvet, siis sa oled nii modell, fotograaf kui kõike muud ka ise, nii et let's do this! Kristel ja Karel valivad juba sette. Esimese seti sain kätte, mis selge läheb. Ja lumelauama on seal. Mul ei ole ikka midagi. Ja Karel tuleb alasti pildistamisele. Oled valmis pildistamiseks, Nii mõnus soe on selles komplektis ja kinnastega veel eriti. Mul on nii kahju, et me ei ole väike laps, et ma ei saa seal hakata hullama, aga vähemalt teile saab hullata seal. On hirmus käbu otsas, Ei ole. Isi võttis kodus me õunapuu maa ja nüüd ma ei saa abi seal roida. Ei saagi ronida. Mul vahet ole nagu see. Perekond väljas jalutamas, pildistamas. Ühesõnaga, esimene pildistamine on meil tehtud. Teile saatsime koju, tema oli nii pro, et tema sai hakkama reaalselt alla tunniga, mingi poole tunniga sai pildistatud. 20 minutit siis. Ja nüüd on meie kord. Võite panuseid teha, kaua meil aega läheb. Homme jätkame. Mitte isegi amatöörid nagu algajad vist. Jep, väga algajad. Aga väga tunnid pildid olid siiamaani juba. See fotograaf on hea, et ma arvan, et ei tule probleemi. Sa saad aru, et sina ei saa kõiki pilte teha, et mina pean teise osa piltidest tegema. Et mina olen nii hea fotograaf. Ma parandan, siis fotoaparaat on hea. Shaking! You got this! Ja me lõpetasime ja ei läinudki homseni, aga vaadake nüüd 3 fotograafi nagu 1, 2 ja 3! Ja tänaseks on tööpäev läbi, natukene varem kui tavaliselt, sest härra Märt soovis banaane, nii et lähme viime talle banaane ja mul on täiega siuke tunne, nagu ma poleks jumala pikalt näinud. Overexposure much. Nii et vaatame üle, kuidas tal läheb. No, kuidas haiglatöit on? Parem või halvem kui sõbrab. Külastusaeg sai läbi, nii et lähme koju tagasi. Õnneks on haigla kohe kodu lähedal, nii et jälle kaugel minna. Ja me oleme kodus tagasi, kuna on šanss, et Märt saab homme juba koju, siis teeme selle bardaki siin korda ja ma olen nii õnnelik selle pisikese beebi üle siin nagu täiesti pekkis. See väiksekene. Ta jääb reaalselt igast minu päevast kokku mingi
20 minutit vähemalt, sellepärast et see pisikene otsustab kogu aeg karvuda ja ma ei saa aru, kuidas tal endal veel üldse karvkatet alles on, sest nagu minu arust on kõik see siin põrandal. Aga jah, teeme kodukorda ära ja siis toimetame edasi. Ja kodu on korras, meil on veel mõned minutid tänast päeva jäänud, nii et me peame vähe asja veel ära tegema. Aeg jooksma minna. Enamus asjad tehtud, mis mul oli vaja teha, veel arvatud üks asi, mille ma kohe veel teen, see on raamatu lugemine, sest eelmine aasta ma sakkisin täiega raamatute lugemises, nii et see aasta ma andsin endale uusaasta lubaduse, et vähemalt üks raamat kuus, nii nagu ma üle-eelmine aasta tegin. Aga mina sukeldan siia raamatusse, mille ma Arturilt just laenasin. Ja teiega me näeme juba varsti, aga enne kui me näeme, siis jube tore oleks tegelikult natukene rohkem teie kohta teada saada, et kes seal teisel pool ekraani on, nii et kui te viitsite, siis pange kommentaaridesse, mis on teie uusaasta lubadused, siis ma saan natukene teada ka, millised inimesed olete, kes te sellised olete. Võt, aga ma nüüd sukeldan siia ilusasse põnevasse maailma. Tai, tšau! Life is a beautiful struggle. This without me.